tere! Selle hundi kinkis mulle õpilane Olesja, kes on suurepärane kirjutaja, mõtleja ja selle hundi naeratusega seoses on hea rääkida libahundi teemast, mida ühtlasi toetab ja võimendab praegune täiskuu periood. Eks seda täiskuud on meil iga natukese aja tagant, 13 on neid aastas, ja samamoodi libahundi teema ei vanane, ei aegu, ei lahene, ikka on neid teistsuguseid vabasid iseolijaid, keda üritatakse ära keelata, ja kui nad ei lase ennast ära keelata, siis lähevad asjad ka tänapäeval nii, nagu Kitzbergi teoses Libahunt. Meil on tänase teksti puhul võimalik teha päris palju asju koos. Teksti pealkiri Libahunt lendas üle käopesa viitab sellele, et õppematerjali autor on käsitlenud koos erinevaid samalaadseid teoseid, just idee mõttes samalaadseid. Me paneme puuduvad kirjavahemärgid, me teeme oma kokkulahkud, ehk siis ühendame kaarekesega liitsõnad ja teiseks vastame küsimustele, mis on teid ees ootamas nii põhikooli kui gümnaasiumi lõpueksamil. Lugemise ülesanne, küsimused, vastused täislausega. Ja küsimused juba viitavad, millest meie õppematerjal räägib. Miks ei võta kari teistsuguseid isendeid omaks? Milliste vahenditega tehakse hirmutav võõras kahjutuks? Mismoodi kujuneb ärksa inimkonna asemel biomass? Mis ühendab August Kitzbergi ja Jack Nicholsoni? Kuidas on seotud Lydia Auster ja Aram Hadžaturian? Milles seisneb praegune üha keerlev rahvaste rände ringmäng? Kirjelda Siiri Sisaski ja Jaan Tätte teeneid. Kuidas ja miks? Ma leidsin kirjapea, aga sina seda enam ei leia. Kuidas ja miks oled sina kogenud teistmoodi olemise valu ja võlu? Kas erilisena või seda pelgava inimesena, kes püüab pigem massi sulanduda? Mil moel seab taevane õiglus asjad tulevikus loodetavasti uude korda, mis heastab sajandite ebaõigluse ja laseb rahvastel üksteise ees kord tehtu heastada, kes on tänapäevased kaukajumalad ja mis neist saab. Kolmas variant. Ma soovitan sul valida embadi-kumbadi, kas sa vastad küsimustele ja või kirjutad oma suhtest libahundi teemaga. Küsimuste hulgas on ka teistmoodi olemise valu ja võlu. Nii et kõigepealt teeme
asja koos eesti keeleliselt korda ja seejärel sina tähelepaneliku funktsionaalse lugejana vastad küsimustele ja kirjutad, kas sa oled libahunt või see tammarurahvas. Pealkirja lõpus punkti ei ole, küll aga on Murutar teile siin juba teinud paar näperdamist, ehk siis libahunt, üks sõna, lendas üle käopesa kokku, sest muidu on jutuks ühe käopesa. Kari ei kannata erinevaid isendeid. Inimkari kokku, lühitüvi ei saagi üksinda olla, ta on karjaloom. Inimkari võõrastab ja tõrjub just tugevamaid isiksusi, tajudes kelleski hõlmamatut väge, mis ähvardab kogukonna, üks sõna, kenad keskmised plaanid puu taha puhuda, nimetab inimkari kokku hirmutavalt ilusa isendi libahundiks. Kokku saadab nõianad tuleriidale, üks sõna, riida liik, või rakendab hullumajas, üks sõna. Kui me jätaksime selle lahku, oleks meil jutuks ühe hullu maja. Aga jutuks on asutus ravi eesmärgil hullumaja. Või siis ka kujund hullumaja. Temaga lobotoomiat. Köndistatud aju ja tajuga bioroboteid, üks sõna, toodab nii palju kannatanud. Palju kannatanud on üks sõna, sest ta on omadussõna, palju kannatanud, päris orjusest üks sõna, orjuse liik, võrsunud linnadžungel üks sõna, termin, kui kool. See on ilma komata kui, nii kui ka. Ja see oli teksti sissejuhatus. Igal tekstil on teatavasti sissejuhatus, teemaarendus, lõppsõna. Raami, mutriteks, ette antud, pigem kokku. Väga hull viga ei ole seda ka lahku jätta, aga siiski pigem kokku, ette antud mustrisse, maad ligi, üks sõna, tasa hilju ja lause lõpeb sellepärast hüüumärgiga, et see on loosunglik käskude jagamise jada. Katkine kasvatab katkise, mõttekriips. Nii vormitaksegi sajandeid ja millenniume, pane tähele, on 2 n-i, mitte 2 e-d. Millennium, aastatuhat, süvenevalt ühtlast biomassi kokku. Esimesed heidetakse, tagumised tapetakse, keskmised koju tulevad. Nad ei lähe sealt äragi. Omasugustega üks sõna, sigivad ja uut biomassi üks sõna, orjadeks, ametnikeks, tublisti ohjes käsutäitjateks kokku ja poolitusmärk on rea lõpus. Toodavad. August Kitzberg näitas oma teosega Libahunt, üks sõna, ühtlasi jutumärkide siis on meil teosed. Jutumärgid eesti keeles algavad alt.
jutumärgid algavad, libahunt, jutumärgid lõpevad, koma. Näitas, kui lihtne on hävitada põnevalt teistsugused. Üks sõna, poolitusmärk rea lõpus. Naised, hõbekuuli, kokku, koma, tuleriida, üks sõna ja vihkamisega. Tapetust nii öelda. Lühendid eesti keeles nii suurte kui väikeste tähtedega on ilma punktideta. Nii öelda. Vabaks jäävat armastust, õnnetu vastu armastuseta. Vastu armastuseta, üks sõna, kiduja endale ei saa. Seda nii öelda vabaks jäävat armastust, see ei ole teatepulk. Vähemasti pole ahvatlevalt erinevat konkurenti enam meeli segamas ega elava eeskujuga üks sõna teisi võimalusi näitamas. Jack enam paremaks minna ei saa, Nicholson. See on nüüd teile siis näide, kui kellelgi on mõni nii suur teene või teos, mis on tema visiitkaart, mille nimetamine teile kohe selgitab, kellest jutt käib, siis saate selle niiviisi panna ees- ja perekonnanime vahele jutumärkides. Antud juhul on see siis as bad as it gets, as good as it gets. Igatahes niiviisi see sinna inimese nime vahele sobitub. Jah. Nicholson mängib noore vihase mehena Wassermanni ehk siis Dale Wassermann, Ameerika autor, järgi loodud filmis lendas üle käopesa. Käopesa, üks sõna, et ei oleks ühe ainsa käopesa ja filmi nimi jutumärkides sees. Jutumärgid algavad, lendas üle käopesa, jutumärgid kinni, elutervet, üks sõna. Sa näed ise ka, kui mitmeti mõistetav ja segane on lahku kirjutatud ehk siis mängib elu tervet alfaisast. See ei lähe mitte. Elutervet alfaisast, isase liik, kokku, koma, kes sümboolsel kombel aju invaliidistati kindlalt kokku. Aju invaliidistati hurmavalt küpse keskealisena, üks sõna, kehastas ta libahunti, the wolf, libahunti, üks sõna, poolitusmärk rea lõpus, koma, keda armastav naine muutus samuti hundiks. Parem ikka, kui armastuseta ja üksinda vananeda, võrdleva kui ette koma ei käi. Kuniks elu, koma, on kõik parandatav. Kitzbergi teos Kauka Jumal, jutumärkides sees, raamatu nimi Kauka Jumal tõestab, koma, et kui õiglane Jumal suure tähega, Kauka Jumal väikese, päris Jumal suure tähega, saadab rahakotti üks sõna, kaugas, tengelpung, ongi kukurkaabel, ongi rahakott. Rahakott üks sõna, rahakotti kummardavale mogrimärdile, puhastustule üks sõna, koma,
võib kõigest maisest ilma jäänud mammona teenristki. Mammona teener tuleb kokku kirjutada, sest muidu jäi kõigest maisest ilma mammona teener, üks sõna asja saada. Šoki tõttu tavamõistes üks sõna justkui kokku segi läinud mees taipab putukat kõnetada ja viimaks ometi ambitsioonitult ja lihtsalt olla. Eestlastele ei ole väga tuttav ei väljend ega tarkus. I am human being, not human doing. Kauka Jumal oleks otse kui tänapäeval kirjutatud umbes eile. Mogri Märt oli oma küla kõige asisem, varakkam, rikkam, jõukam mees. Ta ehitas uue kõige suurema talu. Tema poeg, noor Märt, valmistas jõukale mehele pettumuse. Armus sobimatusse naisesse õnnistuse andmise asemel saatis isa nad minema. Ja siis lõi välk sellesse kõige vägevamasse tallu. Loomulikult on tegemist kujundliku, allegoorilise, metafoore tulvil teosega, nagu kirjandus ja filmid olema peavadki, sest muidu nad ei oleks kunst. Välk pani selle kõige kallima, kõige tähtsama, kõige halastamatuma majapidamise põlema ja vaatamata sellele, et isa oli tema armastuse ära põlanud armastatu, läks noor Märt isale appi. Vaja oli päästa aidas olev rahaämber. Noor Märt sukeldus tulle ja hukkus. Sellest koletust kaotusest läks vana Märt hulluks või sai inimeseks. Kolis saunakesse ja ainus, kes talle nüüd järsku putukaid märkavale, nendega kõnelevale hingele toeks oli, tuli, jäi, oli noore Märdi lesk, kes oli sünnitanud järgmise põlvkonna väikese Märdi. Happy end. Nii Kauka Jumalat, ikka jutumärkides, kui libahunti, ikka jutumärkides ja endiselt kirjutame ta kokku, on korduvalt teatritesse ja filmideks lavastatud. Lembit Eelmäe kehastas Eesti kõigi aegade vägevaimat Mogri Märti ja ühtlasi ka Põrgupõhja uut vanapaganat. Aitäh! Helilooja, üks sõna. Komposiitor. Politusmärk ikka rea lõpus. Liidia Auster komponeeris balleti Tiina. Muusika. Ballett Tiina on jutumärkide sees. Kitzbergi libahundi nimi teatavasti ongi Tiina. Ja seda rolli kõigi aegade kõige sugestiivsemalt, võimsamalt miljoni halli varjundiga mängis
maestra Ene Rämmeld. Balleti Tiina jutumärkides sees. Muusika Raplamaal, üks sõna. Kuusiku alt veski, vesi veski, veskiliik, üks sõna. Talli lakas. Samal ajal sai tema sõber Aram Hachaturian inspiratsiooni saekaatri, üks sõna, kaatriliik häldest. Raplamaal üks sõna sündis tema mõõkade tants. Hachaturiani teos, jutumärkide sees, poleks ühe tänase Märjamaa õpetajanna vanaema, üks sõna, Liidia ja Arami loova sõpruse kõrval olnud, taanduks kaunis inimlik lugu. Siia vahele me koma ei pane, sellepärast et need omadussõnad kirjeldavad seda lugu erinevast aspektist. Muidu oleks kaks erinevat lugu. Kaunis inimlik lugu, külarahva jutuks kõik kolm sõna kokku või rahvaluuleks üks sõna. Lugu selline, et ma elan selles samas kohas. Nii et hoones, kus oli mul pandeemiani 5 aastat kultuurikeskus ja noortestuudio, alt veski, vesi veski, olid tol ajal korterid, korterites elasid inimesed seinast seina. Ühes korteris koolidirektor kaeleb jõulu, teises korteris Liidia Austeri sõbratar, kolmandas korteris saevaatrimehed. Ja kuivõrd Nõukogude Liidu ajal Heliloojate Liit ühendas maid ja rahvaid omal moel, siis oligi niiviisi, et vaheldumisi käidi. Kord Liidia Auster Moskva lähiste datšas Aram Hachaturianil ehal ja siis jällegi Hachaturian siin Kuusiku altveskil. Saekaater on mõõkade tantsus äratuntav. Nii olemegi ajas ja ruumis omavahel põimunud, nii olemegi keset inimkonna ajalugu, kultuurilugu, nii olemegi kõigi ja kõigega ühenduses. Ja see on nii võimas. No on võimas. Kananahk seljas ja puha. Tõesti sündinud üks sõna. Melodramaatilised. Kokku lood saavad tänases maailmas üks sõna. Valulikku lisa. Sõjad lahutavad pereliikmeid kokku üksteisest. Kokku. Sõjad puhkevad selleks, et mõni rahvas hävitada või ebaatraktiivsetele aladele ümber asustada. Jätame pigem lahku selle ümber asustamise, siis jääb küüditamise sünonüümi puhul rõhk sõnale ümber asustada. Kui üks rahvas on teise hävitamisega liiga ametis, pole tal võimalik Siberi taiga tulekahjusid üks sõna kustutada.
Jutuks väidetavad iga-aastased Siberi taigade põlemised, mistõttu eks justkui oleks taiga kadunud. Tänaseks on selgunud, et taiga on läinud sõpruse märgiks abi eest Hiinale, nii et sisuliselt on Hiina jõudnud üsna Kremlini ja see selgitab Kremlini mürgeldamise tegelikke põhjusi. Tagalat enam ei ole. Tasub teada. Kremlin oli päris vahva väljend. Ise tuli praegu just. Üüratud põlengud põhjustavad jääliustike, üks sõna, sulamise ja Eesti rannajoone, üks sõna, poolitusmärk rea lõpus, saabumise poolde mandrisse. Hinnalistelt rannikualadelt üks sõna kolitakse see peale kokku sinna koma, kus on uus rannik. Hävitatud mereäärsed kokku Ukraina linna taga ehitatakse maailma üks sõna uusimateks. Vene oligarhide miljardite eest ehitatakse õigluse võidutsedes uus Ukraina. Sinna kolivad väidetavalt nende miljonite juutide hõimlased, kelle tappis eelmise maailmasõja, kõik 3 sõna kokku, maailmasõda ajal Hitler. Eestisse pagenenutel pole seega kuhugi tagasi minna, aga merepiir, üks sõna, tuleb kliima soojenemisega Kesk-Eestini. Kesk-Eesti keskel on sidekriips ja kliima soojenemine kirjutame pigem kokku, kuigi ei ole vale ka see, kui ta on lahus. Niisuguseid logistilisi, territoriaalseid, hävingulisi manöövreid me oleme näinud viimasel ajal lisaks Ukrainale ju ka teistes piirkondades. Hollywood koos oma kõige hinnalisema ümbrusega põletati tühjaks. Ühest küljest väidetakse, et asja taga on Nevada polügoon, selle lähedus. Teisalt ollakse seda meelt, et sihilike süütamistega vabastati territoorium uusarendusteks, nii nagu Donbassi piirkond, nii nagu Krimm. Tänapäevased maade vallutamise sõjad toimuvad sedasi ja teistmoodi ka. Sedasi jätkubki lend üle käopesa, ikka kokku endiselt. Kes kohaneb, kes satub tuleriidale, üks sõna. Võime olla tänulikud värske vere eest või karta, et piseneme Kiievi asumaks. Asumaa on üks sõna. Õnneks viimasel ajal väga palju ei räägita enam sellest, et Eestist on sihilikult tehtud põgenike koloonia. Oleme näinud ääretult intelligentseid, õppimiseks motiveeritud ja suutelisi
inimesi. Nii meie kirjandus kui filmikunst, üks sõna, veenavad. Ja nüüd me saame kasutada kas koolonit või mõttekriipsu, kuna selles tekstis ei ole veel koolonit olnudki. Paneme kooloni. Koolon, meie saame alati hakkama. Õpetame nii idast, lõunast kui teiselt poolt maakera. Üks sõna erineval põhjusel saabunud rahvad eestlasteks. Seda on näidanud oma lava sidekriips ja linateostes üks sõna nii Siiri Sisas kui Jaan Tätte ehk siis lavateosed, linateosed. Laulu ema, üks sõna, muidu oleks ühe laulu ema, aga tegemist on geniaalselt andeka lauluema Taarkaga, võrdväärselt Koidulaga ülivõimas sädeinimene oma nõrkustega. Ja eestlaste 4 kuningat on osutunud surematuteks. Meid pole õnnestunud tükkideks raiuda ega surnuks joota erinevalt indiaanlastest ehk siis Põlis-Ameerika rahvastest, kellel puudub alkoholi lagundamiseks vajalik ensüüm. Surnuks joota mõttekriips Maarjamaal on üleloomulik üks sõna ja loomulikult on ka Maarjamaa kokku kirjutatud sõna, sest ta ei ole Maarjale kuuluv maa või on, vaid ta on Maarja nimesse pühitsetud maa, Maarjamaa. Üleloomulik väikerahvast üks sõna, kui me jätaksime lahku, ei saaks lause tähendusest sugugi enam aru üldse mitte teps. Maarjamaal on üleloomulik väikerahvas suurena hoidev vägi. Siit lahkunud inimeste eestlus küll hajub võõrsil koma, ent siia tulnud üks sõna, see on siia tulnud kokku, lõimuvad ning libahundid üks sõna, lendavad veel ja veel ja veel rõõmsalt üle käopesa üks sõna. Sind ootavad nüüd küsimused ja su oma enese teksti kirjutamise rõõm. Eesti erinevates telekanalites ootavad meid iga päev saated nendest eestlastest, kes on võõrsile läinud küll Lapimaale, küll Hispaania erinevatesse piirkondadesse. Lisaks on sotsiaalmeedias härrased Dubais ja Tais, kes näitavad elu võimalikkust eestlasena võõrsil. Eks on neid inimesi, kes suhtuvad äärmiselt kriitiliselt sellesse, et meie telekanalid poetiseerivad, romantiseerivad Eestist ära minemist. Aga teate, seda on tehtud prohvet Maltsveti pilde aegadest alates. Kõigil ajastutel on olnud nii libahundid kui need teised. Kõigil ajastutel on oodatud valget laeva. Kõigil ajastutel on mindud ja massiliselt mindud. Eestlaste külad Siberis ja Kaukaasias ei ole ainult küüditamise tulemus. Need on ise teadlikult
mõtestatult läinud eestlaste kogukonnad. Seega praegused eestlaste asumid Skandinaavias, Austraalias, USA-s, erinevates Tai riigi piirkondades on täpselt see, mis on alati olnud. Ja pigem olgem tänulikud nendele Roaldi ja Roald Johansoni ja Tiina Parki ja teiste autorite loodud saatesarjadele, et meile näidatakse, maailm on väike, ümmargune, õrn kodu. On suur au, õigus ja võimalus ja meeletu koormus elada Eestis. Peame vastu. Ja vastupidamise kunst seisneb tasakaalus. Ma näitasin 2 korda hunti ja nüüd ma näitan elevanti.